Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rütt. Täna on video, kus tuleb teha teil valik, aga valiku võite teha ainult ühe. Et see ei loe, kui te kõik läbi kuulate. Kõigepealt peate tegema mõttes valiku, kas valite selle esimese variandi, kas valite teise variandi või valite kolmanda variandi. Pealkiri on, mis teid ootab elu sees, kui teete valiku ühest neist variantidest. Võtke seda, kui päriselt keegi tuleb teie ette, ütleb nii, edasi saad minna ainult siis, kui teed ühe nendest valikutest. Et piiluda ei saa, tuleb teha ainult ükskord valik ja see määrab sinu edasise elu. Vot kuidagi niimoodi nagu suhtuge sellesse videosse. Nii, teie tehke mõttes siis valik, missuguse variandi te valite. Number 1, number 2 või number 3. Kui tahate, pange pausile, mõelge hästi järgi, missugune variant teid, missugune pakk tõmbab teid kõige rohkem. Aga siis mina alustan. Vabandust, nii. Kui tegite valiku esimesele variandile, nii, hakkame siis vaatama. Nii, mis siis ootab teid ees? Neid, kes valis siis selle esimese variandi, mis teid ees ootab elus edaspidi? Kes valis esimese variandi? Hakkavad need kaardid segama. Ei ole siin kuidagi nagu ruumi. Nii, mis siis teil hakkab juhtuma? See on endaga hästi suur rahulolu kaart. Südames olete avatud kõigele, võib-olla saite mingisuguse raha, võib-olla saite mingisuguse, ma ei oskagi öelda, et või juhtus teil midagi head, et olete hästi-hästi rõõmus, tahaks kohe niimoodi karjuda rõõmust maailmale. Nii. No, aga see valik või see rõõm, no, see raha, kui te rõõmustate mingi raha pärast, mis te saite, siis see kahjuks ei ole saadud õigel moel. Ja muidugi, kui see on saadud mingi läbi valetamise, läbi varastamise, siis ja tasakaalu inglid, ehk võib neid öelda ka õigluse inglid, on varsti platsis ja te saate kätte oma karistuse. Et siin tuleb ettevaatlik olla, mille üle te rõõmustate, on ju. Nii, mis saab, kes valib esimese variandi, mis teil elus hakkab siis minema? Jah, siis elu hakkab teid takistama, luues aina ja üha kogu aeg uusi takistusi teile ette. Ja seda teevad kõrgemad jõud ja teevad kohe täiesti teadlikult. Aga miks? Vot see oli see rõõmus olemine mille pärast? See on ikkagi mingid rahad mängus, keegi kolmas osapool ka. Saite tõesti hea summa, aga pärast muidugi hakkasite ise kartma. Näete, et kardate, aga mis siis, kui ma saan nüüd selle karistuse. Jah, et asi ei ole nagu päris õige, vot sellepärast nagu kõrgemad jõud hakkavad teid kohe piirama igapidi. Nii, mis juhtub, kes valib esimese variandi? Mis ta elus siis hakkab edaspidi toimuma? Näed, kui te olete abielus või olete suhtes, siis see hakkab ka vett vedama, seal tuleb probleemid, tulevad tülid, võib-olla tuleb ka teie ellu keegi kolmas inimene sinna suhtesse vahele. Ärge arvake, see ei ole lihtsalt, et te ei tohi rõõmus olla, tohite küll, aga seal see naine seisis raha kirstu peal muide, kus on kirst oli avatud ja seal oli palju raha. Nii et ta ei rõõmustanud lihtsalt mitte, et olla rõõmus, vaid et ta rõõmustas sellepärast, et ta sai kuskilt tohutu varanduse. Näete, et olete siis nüüd hästi kurb. Te saite aru, et jaa, ma ei teinud päris õigeid asju, ma tegin mõtlematu valiku. Kuigi mul oli valik ka hoopis midagi muud teha, mitte sellist teed käia.
et näete, nüüd ma täitsa põgenen selle eest, et ma tookord olin rõõmus. Ja nüüd ma pean kogu aeg põgenema. Natuke aega saan koha peal olla ja jälle ma pean põgenema. Siin on hirmud. Et äkki ma ei saa enam kunagi päriselt rõõmus olla. No siit tuleb juba selles mõttes, et kui te nüüd karistuse ära kandsite, siis on teada, et karistus on möödas, et annate endale teha andeks ja lähete edasi. Kui te karistust ei ole veel saanud ja põgenete selle eest, siis teil tekib juba krooniline hirm, et äkki ma ei saagi kunagi enam rõõmus olla nii vaba, nagu ma varem kunagi olin, on ju. Aga siin näitab, et lõpuks tuleb keegi noormees teie ellu, hakata aktiivselt suhtlema. Ja siin hakkab täiesti uus eluperiood teil pihta. Siin on ka nagu rohkem raha, aga see on ilmselt kuidagi, see on mingi teine elustiil teil. See ei ole enam see vana muster, millega te siin enne alustasite. Kas see nüüd on õige tee, mida te käima hakkate koos selle mehega? Näed, see on armastuse tee ja see on hoopis teisel nagu levelil, et see kõik on tehtud läbi armastuse. Siin ei ole mingit valskust, siin ei ole valet. Et see on juba hoopis teine elu, siin te olete juba oma õppetunni saanud ja siin tahate elada juba paremini. Te lähete nagu uuele levelile oma eluga. See on siis see, kes valis esimese variandi, jah. Nii, see on teine variant. Esimese paneme siia. Nii. Kes siis valis teise variandi? Mis juhtub teiega, teie elus, kui te valisite teise variandi? Mis juhtub teie eluga siis, kui te valisite teise variandi? Te olete tark naine, aga vahest ei suuda teha valikut õige mehe vahel ja kipute tõmbama ellu mehe või mehi, kes käivad teiega suhteliselt karmilt ümber. Nad võib-olla ei ole teist väga huvitatud, elavad rohkem omaette ja kui midagi juhtub, siis lihtsalt põgenevadki teie elust ära. Nad võivad olla ka äkilised ja vägivaldsed. Nii. Te hoiate kinni mingist vanast mustrist, elumustrist, aga elu näitab, et elu läheb kiiresti edasi ja tegelikult tuleb seda vana mustrit, müntide kolme, seda tuleb muuta. Teid saadetakse kuskile reisile, kas teie minevikku või see on siis teie lapsepõlve koha või linna või külaga või ma ei tea millega seotud, eks ole. Et teil on vaja minna sinna kuskile lapsepõlve, see, kus te kunagi olite. Kas te lähete kooli, kas te lähete kuskile külla, aga see on see koht, kus te kunagi olete olnud, kus teil kunagi oli hea. Et elu lihtsalt viib teid niimoodi, et te peate sinna minema. Ja teile meenuvad seal ajad, kui te olite veel nagu laps, kus te ei saanud kõike teha nagu tahtsite, sest teil oli võib-olla hästi karm lapsevanem, võib-olla oli teil karm isa ja kõik pidi käima tema nagu ütlemise järgi. Ja need ei olnud meeldivad ajad. Seal oli palju valu. Näete. Ja kas siis te ise põgenesite isa juurest ära või isa nagu läks teie juurest minema? Et need ei ole head mälestused, mida te seal kogete, kui te sinna lapsepõlve kohta või linna või kuhu te lähete, eks ole. Te tunnete ennast ohverrollis olevat, ma ei saa ju enam midagi teha, see ju oli niimoodi, aga te üritate ikkagi jääda tugevaks. Natuke kogete seda negatiivsust, aga siis te võtate ennast kätte, et ei, ma olen ju tugev naine, see oli kõik minevikus, on ju. Kuigi see natuke pöörab teid sees segamini. Teil võivad sündida läbi nende hirmude, mis hakkavad ennast vaikselt üles ajama,
hakkavad sündima mingisugused uued ideed, on ju. Jah, et see, kuidas tahaks juba põgeneda siit, et mulle ei meeldi see koht, et ma tahan siit jalga lasta, on ju, vargakaart, ma tahan siit kähku minema hiilida. Noh, ma räägin, et ole, mis põhjusel te sinna läksite. Kas läksite lihtsalt kellelegi külla või noh, tööasjad viisid teid sinna, eks ole. Te lõpuks peate valima ikkagi, kas siin on kas elukoha või töökoha valik. Ja see tuleb tegelikult päris hea, lõpuks te jääte rahule. Aga kas see koht siis tuleb sealt alles mineviku kohas, mineviku linnas, mineviku külas või? Kas sellest tuleb see valik teha? Kuidagi jah, või siis sellele hästi lähedal. Et te läheb päris sinna sisse, ei taha seda elukohta valida, aga nagu sinna, nüüd ütleme ääremaal, eks ole, et kui on linn, siis nagu linna äärealale või kui on küla, siis sinna lähedusse kuskile. Mitte otse sinna sisse te ei vali seda korterit või noh, elamist või maja, on ju. Aga te nagu teete mingis mõttes rahu ja te hakkate vaatama seda kohta nagu teise pilguga üldse. Et tegelikult siin on väike mineviku läbitöötamine, oma hirmudele otsa vaatamine. Et tegelikult te lõpuks te saate, te nagu põhimõtteliselt teete ikkagi rahu sellega. Et ei ole enam nii suurt hirmu, vastumeelsust, eks ole. Muidugi läheb aega, aga ei ole mitte midagi hullu, te saate sellega hakkama. See oli siis nüüd see, kes tegi teise valiku. Nii, see oli teise valiku oma. Ja nüüd siis, kes valis kolmanda varianti, jah? Missugused kujuneb teie elu, kes te valisite kolmanda variandi? Missuguseks kujuneb teie elu, kes te valisite kolmanda variandi? Nii. Siin te olete rohkem omaette, mõtlete oma mõtteid hästi aktiivselt. Võib-olla teil on ka palju siuksi sundmõtteid peas. Te üritate sellega võidelda, aga see käib kogu aeg teiega nagu kaasas. Mingid sundmõtted või mingid hirmumõtted või kogu aeg, et läheb üks ära, tuleb järgmine uus mõte, et üks kaob ära, üks hirm tuleb järgmine. Et te üritate sellega tegutseda, et vahest läheb hästi, vahest läheb kehvemini, on ju. See on nagu enda mõtetega maadlemine, iseenda sees, on ju. Need võivad ka olla uued ideed, aga te võib-olla ei tea, kas see idee on õige või ei ole. Nii. Siin on mingi armastuse teema, millega te peate tööd tegema. Te peaks tegelikult selle suhte või selle armastuse, sest ta jääb ära minevikku. Tuleb nagu sellega rahu teha kuidagi. Sellega tuleb tööd teha, tuleb rahu teha, et see armastus nagu läheb teie elust ära. Te olete kurb, te mõtlete igasuguseid negatiivseid mõtteid ja siuksed hirmumõtted on ka peas. Võib-olla, et kuidas ma üksi hakkama saan, et elul ei ole enam mõtet ilma temata. Ja... Nii. Muidugi ma ju ei tea ka, miks see inimene teie elust nagu lahkus, eks ole, et kas lihtsalt olite armud ja siis lihtsalt läksid teed lahku või te elasite koos ja siis ta läks teie elust ära või juhtus midagi, et ma ju seda ei tea. Aga te olete väga-väga endast väljas, on ju. Mis juhtub, kui te valite kolmanda variandi, kuidas siis elu läheb? Siis te käite nagu piiri peal. Te ei suuda elu vabalt elada, te käite nagu mingis oma mullis ja ta vahepeal isegi mõtlete enesetapu mõtteid. Te ei suuda kuidagi, te olete kogu aeg selles tohutus kurbuses ja leinas. Te mõtlete, ma jäängi siia sellesse mineviku kohta kinni ja ma ei saagi enam edasi, kuigi elu näitab, näe, siin on teised valikud ka. Sa ei pea selles oma hirmu mõtetes ja negatiivsuses kinni olema, on ju, ja minevikus. Lõpuks läheb aega, lõpuks te lasete sellest kõigest lahti, hakkab teie mõttega õiges suunas liikuma ja hakkavad ka teie asjad hästi kiiresti liikuma, kohe energia hakkab teie ümber liikuma, hakkavad asjad sujuma.
nii, võib-olla tuleb mõni sõbranna, annab hea soovituse, võiks kuskile minna ja hakata rohkem väljas käima, rohkem liikuma. Nagu te selle mõtte ümber teete, kohe nagu teie elu siin muutub, on kohe näha. Lasetegi lahti kõik oma mure, näete, et tekib uus võimalus, te lasete kõik oma mineviku lahti ja olete lõpmata õnnelik. Oot, siin läheb nagu ka kõik teil tegelikult lõpuks hästi. Et võimalik, et teie ellu võib tulla keegi meesterahvas, aga kui tõsiselt te teda võtate, see on iseasi, sest enam ja värskelt meeles see, kui haavatuna te tunnete ilma meesterahva toeta ennast. Et võib-olla te võtate selle uue mehe oma ellu. Aga te vaatate teda juba nagu hoopis teistmoodi, te ei kavatse temast sõltuma hakata. Pigem te võtate seda suhet algul hästi-hästi targalt, ei jookse sellesse suhtesse, saate aeg-ajalt kokku, siis tahate ise mõttepausi, siis te veel mõtlete enda sees tasakaalukate, kas ma tahan seda suhet, kas ma tahan seda meest, et te üldse ei rabista. Selle mehe suus üldse ei rabista. Ja kui äkki tuleb ära tundmine, et jah, vot see on see õige mõte, see on see õige tunne, siis te võtate jalad kõhu alt välja ja hakkate seda teed minema. Kas te teete otsuse, et lähete üksi edasi, siis lähete üksi. Kui tahate minna koostööle mehega, siis lähete koostööle mehega. Aga praegu ta varianti nagu sellist ei näita, mis otsuse te lõpuks teete. Kas te valite selle mehe või valite minna pigem üksi edasi, sest nii on ka hea, on ju. Et seda valikut otseselt kaardid ei näita. Nii, vot selline oli siis, olid need 3 valikut, et kui te ühe nendest valite, siis võib teil elu minna niimoodi. Et ma ei tea, kas see päriselt kellelgi teil niimoodi on ka läinud, mitte et te siin nüüd valikuid tegite, aga teinekord kaardid räägivad kellegi elulugu, on ju. Et pange like, kui teile see video meeldis, kirjutage kommentaar, kui te tahate, uued tulijad, vajutage telli nuppu, see on tasuta ja vajutage musta kellukest, siis alati hakkate saama teavitusi, kui ma olen uue video üles laadinud. Ja ma tänan teid kõiki ja jääme jälle varsti nägemiseni.